Tere! Täna oleme tulnud talirapsi põllule Tartumaale rannukanti, et jälgida, mis on kevadeks talirapsi põlludest saanud ja rääkida natukene esimestest taimekaitsetöödest, mis on seotud talirapsi kasvatamisega. Kui töödest üldiselt rääkida, siis üldjuhul esimene töö põldudel on kevadine väetamine, et antud põllul on see juba 2 korda ära tehtud ja kuna ilmad on läinud soemaks ja raps on pikkuskasvu juba alustanud, siis oleks mõistlik rääkida natukene eelseisvatest taimekaitsetöödest. Esimeseks taimekaitsetööks oleks siis kasvu reguleerimine ja kuna kevad on lõpuks läinud ka nii soojaks, et on putukad liikuma hakanud, siis kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka rapsivarre peitkärsaka esinemisele põllul. Aga kõigepealt, et pritsimine saaks tehtud õigel ajal, tuleks määrata ära rapsi kasvufaas. Syngenta tootevalikus on talirapsi kasvu reguleerimiseks toode nimega Toprex, mis on registreeritud kasutamiseks nii sügisel kui kevadel. Kevadine Toprexi soovituslik kasutusnorm on 0,3 kuni 0,5 liitrit hektarile. Kevadisel kasutamisel on terve rida eeliseid, mis jagunevad laias laastus 3. Esiteks on peavarre kasvu reguleerimine. See omakorda aitab luua soodsad tingimused külgvõrsete arenguks, mis omakorda tagab suurema saagi ja on saagi potentsiaali üks võtmetegureid. Toprexi kasutamine kevadel soodustab taimede narmasjuurte arengut ja seeläbi üleüldist juurestiku massi kasvu, mis võib olla kuni 20% suurem. Tänu suuremale juuremassile on taimed oluliselt paremini kaitstud erinevate stressitingimuste vastu ja lisaks kõigele muule on parem ka toiteainete ja vee omastamine taimede poolt. Toprexi kevadise kasutamise lisaeeliseks on kindlasti ka taimedele rohendav mõju. Seeläbi suureneb klorofülli tase taimedes ja taimed on oluliselt rohelisemad, vitaalsemad ja elujõulisemad. Lisaks aitab see ka kaasa taimedele paremale ainevahetusele. Mis sellest ikka, et kõige lihtsam on ikkagi võtta taim maasest välja ja vaadata lähemalt. Põllult võtta üks esimene suvaline taim, korralikult välja kaevata ja kasvu reguleerimise alguseks üldiselt loetakse kasvufaasi 31, kui siis on kevadel alanud taimede pikkuskasv. Et kuidas seda siis määrata või vähemalt uurida, kõige lihtsam moodus on võtta see sama taim ja lõigata ta lihtsalt keskelt pooleks. Ja võib-olla jälgida seda, kuidas on taime kasvukuhik arenenud ja kuidas on taime peavars arenenud. Kui nüüd mõõta taimede kasvukõrgust, siis selleks kõige lihtsam moodus on võtta mõõdulint ja antud juhul on taimede pikkus peaaegu 30 centimeetrit. Ja siin on ka hästi näha, kuidas on arenenud külgvõrsed. Ja nüüd ongi õige aeg kasutada Toprexit, et natukene pidurdada peavõrse pikkuskasvu ja soodustada külgvõrsete arengut. Toprexi mõju taimede kasvule sõltub suuresti ajast, mil pritsimistöid teostatakse. Et kui talv on möödas, taimed on alustanud kasvu, siis oleks õige aeg alustada pritsimistöödega. Ehk siis, kui rääkida kasvufaasidest lähemalt, siis Toprexi kasutamist tuleks alustada faasist 31, ehk siis peavõrse pikkuskasvu alguses.
Lisaks kasvu reguleerimisele on Toprex hästi efektiivne ka paljude taimehaiguste vastu, nagu näiteks pomoos, sülindrisporioos, kuiv laiksus ja mingil määral ka valge mädanik ja jahukasted. Toprex ja segamine. Kuna Toprexi kasutamine langeb ajaliselt kokku ka insektitsiidide ja mikroväetiste pritsimise ajaga, siis Toprexi puhul on tegemist väga hea segupartneriga nii insektitsiididele kui ka erinevatele leheväetistele. Sellel põllul ongi käes kasvu reguleerimise aeg ja kuna antud põllult leidsin ka hästi palju varrepeitkärsakaid, siis oleks mõttekas tehagi nende kahe toote pritsimine koos. Meie tootevalikust võiks kasutada karateetsiooni 0,15 liitrit hektarile pluss siis Toprex 0,3 kuni 0,5 liitrit hektarile. Syngenta